hommikust televaatajad. Seikleme nüüd lendlevalt. Oi. Siukese rütiga pani. Me oleme siis nüüd Mendozast lahkunud. 350 kilomeetrit oleme sõitnud põhja poole. Liigume tõotatud maa suunas või peaaegu sellisesse linna nagu Salta tahaks jõuda. Sinna oli kokku üle 1000 kilomeetri vist, et peaaegu 400 saame täna ära sõidetud. Et jah, Mendozas olime 2 nädalat peaaegu või tegelikult vist nädal või veits üle nädala. Et seal oli kõige suurem seiklus see, et olime 2 päeva või 3 päeva vist on Mendozas ja siis otsustas, et härra Varas natuke tutvustada meile Ladina-Ameerika kultuuri ja lõi akna sisse ja võttis mu jooksutasud ära ja natuke raha. Et sellega läks veits aega, sest et see sattus just sellisele hetkele, kus mingi Argentiina päev oli just mingi lipupäev. Ehk siis, kui inimesed siin juba niikuinii väga palju tööd ei tee, siis nendel päevadel üldse ei teinud. Ehk siis ei saanud nagu klaasiga midagi ette võtta ja kuna auto oli lukustatud värava taga, siis me mõtlesime, et me lihtsalt varjume enda Airbnb korteris mingi 3-4 päevaks ja siis vaatame edasi. Saime nüüd akna kordaja või pleksiklaasi sai asemele panna, sest et seda sama mudelit Argentiinas ei ole mitte kunagi müüdud, mis meil on Honda Pilot 2007 aasta, nii et Argentiinast varuosasid sellele ei saa. Aga Boliivias on vist järgmine koht, kus võiks saada, nii et nii kaua oleme pleksiklaasiga. Oot, et jah, päris huvitav sõit on siiamaani olnud. Või mingi maa on suht sirge olnud, aga siin on ikka nüüd on natuke huvitavaks läinud, siin mingid eukalüptipuud on teed ääres ja siuke mägisem, muidu oli päris pikk sirge ja lihtsalt tasane tee. Et jah, siin on mingi kohalik väike külake, veedame öö siin küla juures. Et jah, päris lahe on liikluses igasuguseid huvitavaid liiklusvahendeid näha, et naljakal kombel on siin hobune küllaltki usaldusväärne liiklusvahend, et just natuke maad tagasi ratsutas meil tee peal vastu mingi tüdruk, mingi 12-13 aastat vana ja ise oli samal ajal telos. Ma ei tea, Facebookis kirjutas Mariale mingit sõnumit või sõbrannale, ma ei tea. Et päris huvitav. Jah, nii ta on. Argentiina. Siin on meie järgmine best friend. Aga kui näha, ta tahab, et keegi ka kõhtu sügaks. Võtame kaasa taine. Jaa. Tavaliselt siin need kohalikud koerad on küllaltki nahaalid. Eks koera elu ei ole siin kerge, sest et tänavatel igal tänaval on vähemalt paar koera. Et ega neil kerge ei ole, aga tema on midagi säilitanud enda, kuidas öelda, maine ja uhkuse. Et ei ole nii peale tükki, on täitsa tore. Liisi parim sõber nüüd. Ja seda ka, et ilmselt ta vist saab kohe varsti väiksed koerakesed. Kaks toiduvalvurit on meil kohal juba. Üks läks enda omaniku juurde, aga hetkel veel tagasihoidlikult ootab, kuni toit valmis saab. On hea reisiheine hot dog.
hapakoide kari kohalikus tanklas. Kus nad tulevad, kuhu nad lähevad, ei tea, aga päris palju on neid ikka. Need on nagu kohalike jaoks nagu tuvid põhimõtteliselt meil Eestis. Ja väike lõuna. Kleenuke oli teine, aga ikkagi jõeületus.
Mäkke tõusu ürituse vahele, sellepärast et me juba 2 üritust tegin. Vanemad üritused läksid võssa, nii et me mõtlesime, et me ei viitsi ühte tervet päeva veel veeta siin. Et ma ei tea, see on... No tegelikult ei ole midagi viga, tegelikult see telkimisala oli päris lahe. Igast huvitavaid tegelasi oli seal ja lahedad koerad olid seal. Küllaltki võiks öelda ka vaikne ja rahulik või noh, nii palju kui saab seda öelda. Aga jah, mõtlesime, et me ei viitsi ühte päeva veel kulutada, et sõidame edasi Kahvajatesse. Pidi mingisugune siuke lahedam koht olema, et võib-olla veedame seal nädalakese, praegu on ilmad ka paremaks läinud. Et alguses me saime küll ikka ehmatuse, kui esimene öö, kui me autos veetsime, oli vist mingi -2. Et see nagu pani jäits mõtlema, aga nüüd on stabiilselt 5–10 olnud öösiti, et see on päris okei. Et katuse telgis mingi paksu suletekiga magada on jumal okei. Värskendav. Vot. Ja jah, 100 kilomeetrit. Siin me nüüd siis oleme Western Unioni ukse taga. Miks me siin oleme? Et raha saada. Raha. Siin käivad asjad niimoodi. Ma taustaks filmin lihtsalt tänavaliiklust. Siin väga palju inimesi ei toimeta, aga no mõni ikkagi. Ühesõnaga, siin on jah, et saada head euro-Argentiina kurssi, siis selleks on selline asi nagu Western Union. Põhimõtteliselt see käib niimoodi, et Eesti kontolt kannad raha siia ja saad selle raha sulas kätte hea kursiga. No mingi väike vahendustasu on, aga mitte midagi erilist. Aga nagu me siin juba kogenud oleme, siin nagu kellaajad, need on täitsa ükskõik, et kui siin on kirjas, et avatakse näiteks, et esmaspäevast neljapäevani on see avatud üldse 7:30, reedel kella 6-st kella 8-ni ja laupäeval 8-st kella 10-ni õhtul. Et üldiselt see on need asjad niimoodi käivad, et mingi kell on siin paigas, aga kas see ka tõele vastab? No kedagi ei huvita väga need märgid siin, et eks see poeomanik avab või see, kes siin töötab, avab selle uksed siis, kui ta viitsib ja siis, kui ta unest ärkab või mis iganes. Ja nii on. Ja selleks me siin istume. Juba üks kodanik tuli veel ootama, et tavaliselt ongi, et kui jõuame siia ukse ette, siis tavaliselt on mingi korralik rivi ootamas. Umbes pool tundi hiljem tavaliselt siiamaani tundub, et on ikka lahti tehtud. Ühes kohas tehti isegi õigel ajal. Aga üldiselt kellaajad ei näita midagi. Nagu liiklusmärgid põhimõtteliselt. Kedagi väga ei huvita. Vot. Ja teine asi, mis siin toimub, on see, et kui sa tahad siin telefoni kõnekaarti kasutada, siis see käib nii, et sa saad SIM-kaardi, siis sa pead käima kohalikes kioskites. Mida on küllaltki palju, aga nendes kioskites nagu laetakse sulle raha sinna SIM-kaardile peale. Ja sa saad korraga ühes kioskis laadida umbes 2 euro väärtuses raha. Ja üks kõnepakett maksab tavaliselt mingi, ütleme, tegelikult on suht soodne, mingisugune 40 giga kuuks ajaks maksab 12 euri. Aga siis kujuta pilti, et pead 12 euri peale laadida, sa pead 6 kioskis kokku laadima, igas ühes 2. Aga osades kioskites on see, et see on nagu üldse see summa täis saanud. Ja siis, jah,
nii ongi, siis käid lõpuks kokku mingi 10-15 kioskit läbi, et saada see summa kokku ja siis saad enda kõnepaketi ära osta. Päris haige süsteem ikka. Aga nii on. Selliseid usakaid liigub päris palju siin. Mingi 50-60 mingi Chevy, mingi truck või mingisugune või Ford või mingine. Vot. Pudel Smirnovi viina 250 €. Pudel rummi umbes 5 €. Liitrine pudel viskit 3 €. Pudel Sky viina 3 €. Terve see poe vahe on tee jaoks ja see parempoolne osa on mate. Kõik on mate. 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 Mate, mate, mate. Mate, mida joob ka Messi. Mate. Mate. Voilà. Esimene teeblokaad. Oleme jõudnud vahvasti kohale. Nii et jah, siin on küsimus selles, et vist lastakse iga mingi 3 tunni tagant läbi või midagi sellist, me oleme kuulnud. Et neil on küsimus, et kas me jõudsime siia siis, kui just 3 tunni intervall algas, 3 tunni intervall lõppes või kuskil keskel. Aga näed, siin kohalikud müüvad juba blokaadi ootel inimestel igasugust kraami. Vist tundub. Vot. Nii et ootame. Mägede suunas siis teel. Jõudsime 2 tundi seal teeblokaadis ära oodata ja no, põhimõtteliselt 2 infoallikast mingid kohalikud ütlesid, et need, kes protestivad seal, põhimõtteliselt protestivad sellepärast, et põhiseadus muudeti, et teeblokaadid ei ole enam lubatud seadusega ja siis nüüd nad protestivad niimoodi, et teevad teeblokaadi
ja põhimõtteliselt nüüd on nad nagu eriti vihased, et täna nad ei olegi vist kedagi läbi lastud või ei lase enam. Ja homme võib-olla, aga ei ole kindel. Et varasemalt nad lasid autosid läbi iga mingi paari tunni tagant. Kuskilt ma lugesin või kuulsin, et 3 tundi ei lase ja siis pool tundi laseb. Et jah. Väga ei viitsin, nii et õnneks me oleme sellises kohas, kus saame mingisuguse väikse nagu ümber nagu, mis see sõna on? Shortcut. Inglise keeles shortcut, ehk siis natukene kuskilt ümbert sõita, et teise tee saame võtta, mis ei ole nagu tegelikult see, mida me tahtsime teha, et see tee pidi ikka väga siuke lahe olema, et siuke, ma ei tea, öeldakse, et siuke üks lahedamaid teid, mida Argentiinas sõita. Aga ma ei tea, ei oska nagu midagi muud peale hakata ka, et oodata või ma ei tea. Et ma ei tea, proovime Boliiviasse ära saada ja siis vaatame edasi. Teise piiri kaudu. Jah, teise piiri ületuse kaudu, et siuke väiksem. Ja nüüd sõidamegi, ööbime mingi 2 tundi sõitu, 2,5 tundi sõitu ühes teises kohas. Siin pidi mingi vihmametsa mingi taoline asi olema, et ma ei tea, no nagu siit, nagu praegu näha on, siis vihmametsast on asi kaugel, aga 2 tunnide kaugusel peaks siis vihmamets olema, et eks siis näeme. Vot, nii et jah. Kuhu me jõudnud oleme, Liis? Džunglisse! Sõitsime eile päris pikalt. Või tegelikult ei sõitnud pikalt. Mingi 1,5 tundi ainult. Aga jõudsime millisesse kohta. Osa nii paks, et ei näe läbigi. Meeter sügavale näeb. Kes elukad siin kõik sees võivad olla. No, pargivahtide jutu järgi peaks siin olema puumasid, jaaguare ja siis muid huvitavaid loomasid nagu taapir, sipelga, õgija ja sellised tegelased. Et jah, põhimõtteliselt me oleme siin kohalikus rahvuspargis. Eile ei saanud piirist läbi või tähendab, me ei jõudnudki piirini. Kuna kohalikud protestivad ja sulgevad teid. Siis tuleme siia ja tuleb öelda, et peab vist rahul olema. Öösel oli küll ikka päris huvitav magada. Nii iga hääl, mis oli selline, mida sa mitte kunagi varem ei ole kuulnud. Vot. Ja mis meil hommikuks valmib? Muna tortilla. Vot. See tüüp räägib ikka nii keerulises keeles, et me oleme nii palju nüüd autoga sõitnud ja kõndinud peaga ei olegi. Siis teeme väikse džunglimatka. Okei. Ma teen või? No tee. Aita, mira. Está comiendo la bicha. Mira, mira. Kõnnime me džunglis.
oleme me maulgliidid. Väga soe on siin. See on lausa üks piim. Jee. Jõgi, me oleme päästetud. Jääme ellu ikka siin džunglis. Oi. Ai. Sama kuulub sinna kaudu. Ai. Nice. Täiega mõnus. Mis toit meil siin sünnib? Kaekattel. Kodumaine toit. Kodumaisel lainel. Salat. Tomat on nii hea. Mis meil siin veel on? Tee ootamas joomist. Mate. Oleme ka nagu kohalikud. Riided kuivamas.